Nii, tere õhtust, hea teid jälle näha siin. Ütlen ka kaamerasse, et minu nimi on Toomas Kahur. Alustame liiklusteooria loenguga Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis. Klassis on 7 õpilast. Ja täna on 9. aprill 2026. Tänane teema, tunni teema on sõiduki asukoht sõites ja manööverdades. Nii, sõiduki asukoht ehk siis paiknemine on äärmiselt oluline ja sellest sõltub liiklusohutus. Alustame kõige lihtsamast, et kus pool teed üleüldse paiknetakse Eesti Vabariigis, ehk siis meil kehtib parempoolne liiklus ja me siis üleüldine paiknemine kogu liiklusvoog, siis sõidame paremal pool tee ääres. Kui me tahaksime vasakul pool tee ääres sõita, siis me peame minema Inglismaale või Indiasse või Austraaliasse, aga Eestis oleme siis paremal pool teed. Ja paremasse äärde peame me hoidma siis ka oma sõidurajal, kui on siis sõiduteel rohkem sõiduradasid kui üks. Ja ka ringristmikel on siis oluline, et me kogu aeg püsime parema ääre läheduses. Täna siis vaatamegi natuke lähemalt, et erinevates olukordades, kus me peaksime paiknema. Nii, näete, siin on nüüd 2 näidet, kuidas paikneda ei tohi. Ehk siis need mõlemad autod seisavad täpselt teekattemärgistuse peal ja jääb mulje just nagu see teekattemärgistus oleks lihtsalt sinna kellegi kapriisist joonistatud. Et see ei ole tänavakaunistus, me peame järgima teekattemärgiseid ja püsima nende joonte vahel. Sellega me hoiame ära võimalikud liiklusohtlikud olukorrad, sest me ei tohi hetkeski unustada, et kõrvalsõidurajal võib liikuda ka teine sõiduk. Ja siis me võime talle lihtsalt ette keerata. Siin on nüüd üks niisugune pilt Tartus sellise märgistusega või sellise liikluskorraldusega tänavat küll ei tea, aga Tartu ongi väike koht võrreldes terve maailmaga. Ehk nüüd, kui on meil tänav, kahesuunalise liiklusega tänav, mis on jagatud 3 sõidurajaks, siis me tohime kasutada seda keskmist sõidurada ainult möödasõiduks, mitte siis pärisuunas sõitmiseks. Nüüd, kui on meil kahesuunalise liiklusega sõidutee ja seal on meil siis ühes suunas paralleelselt on 2 või rohkem sõidurada, siis on meil kohustus sõita kõige parempoolsel sõidurajal. Vasakpoolsel sõidurajal tohib sõita möödasõiduks, möödumiseks või siis sellisel juhul, kui parempoolne sõidurada on juba teisi sõidukeid täis, et me lihtsalt ei mahu sinna sõitu. See on nüüd üsna levinud viga, mida tehakse sõidueksamil, et siis juhin tähelepanu, et Tartus on 2 niisugust kohta, on
Räpina maanteel Tartu poole kesklinna suunas sisse sõites ja on siis Ringtee tänaval, seal Lõunakeskuse läheduses, kui Tallinna poolt tulla linna suunas. Et seal on siis niisugused kohad, kus kindlasti teie sõiduõpetajad teid sinna viivad, aga need on ka siis Tartus need nii-öelda eksami läbikukkumise kohad, et seda siis pidage silmas. Ja ärge siis seda unustage, et kui niipea, kui te olete asulavälisel teel ja tekib tee laieneb, tekib 2 või rohkem sõidurada ühes suunas, siis peate kohe ümber reastuma kõige parempoolsemale sõidurajale. Loomulikult ei tohi mingil juhul sõita siis vastassuunavööndisse, ehk siis kui kahe sõidurajaga sõiduteed, kus on ühes sõidusuunas siis ainult üks sõidurada. Seal on meil lubatud möödasõitu teha läbi vastassuunavööndi, aga niisugusel sõiduteel, kus meil on rohkem kui 2 või rohkem sõidurada ühes suunas, sellisel sõiduteel on vastassuuna kasutamine möödasõiduks keelatud. Siin on skemaatiliselt siis näha. Täna on väga päikeseline ilm, kevad ja see projektor on natukene nõrgavõitu, aga ma loodan, et te näete, kas on näha. Kaamerasse ka kõik noogutavad. Nii, nüüd kui meil on siis ristmikul niisugune olukord nagu siin, eks ole, on kahesuunaline sõidutee ja ristmikul on ohutussaar, kas siis välja ehitatud või seegate märgisena joonistatud asfaldile, siis me peame sellisest ohutussaarest sõitma mööda paremat poolt, vastasel juhul me läheme vastassuunavööndisse, nii nagu on praegu siin sellel pildil näha. Ehk siis meie, näete, see auto, kes siin on paremal pool, tema paikneb õigesti, see juht on siis eksinud, pooltega on sõitnud valele sõidurajale. Aga mis siis nüüd saaks, kui siit keegi tuleb vastu ja soovib siia pöörata, siis võib kergesti kokkupõrge juhtuda. Nii et eriti vasakpööretel, asulasiseselt suurtel ristmikel vasakpööretel on väga oluline siis jälgida, kust see sõidurada nüüd täpselt läheb, see pärisuuna vöönd, et me ei keeraks vastassuuna vööndisse. Nüüd kui meie ees juhtub sõitma aeglane sõiduk, mis on tähistatud siis sellise märgiga, mis siin slaidi peal on näha. Selline sõiduriist ei suudagi kiiremini sõita kui 40 km tunnis, siis esiteks peab ta siis muidugi paiknema kõige parempoolsemal sõidurajal ja nüüd sellisest sõidukist on meil siis lubatud mööda sõita, ületades ka pidevjoont. Nii, läheme edasi. Nüüd, kui räägime mitme sõidurajaga sõiduteedest, siis asulas on see sõiduraja valik on lihtne. Põhimõtteliselt me võime sõita ükskõik missugusel sõidurajal, aga asula välisel teel on siis nii, nagu ma just siin paar slaidi tagasi teile näitasin ja rääkisin, ehk kui asulas välisel teel
ei märganud juhuslikult seda asula märki, kas asula märk oli või ei olnud ja me ei tea, kas me oleme asulas või mitte, mille järgi me saame eristada või teada, missugused märgid meile veel annavad märku sellest, kas me oleme asula välised või asula sisesed teel. Ott, kas sa oskad siin öelda? Või ma siis küsin nii, et kes oskab, kellel on märkide kontrolltöö tööst meeles? Mis see küsimus oli? Mis see küsimus oli? Küsimus oli see, et kui ma sõidan sõiduteel, seal on rohkem sõiduradasid ühes suunas kui üks. Ja ma ei tea, kas ma olen asulas või olen asulast väljas. Ma ei märganud asula alguse ega lõpu märki. Ma ei tea, kus ma olen. Missuguste märkide järgi me saame veel seda küsida? Asulas on märgi valge taustaga? Jah, väga õige vastus. Ja missugused märgid on valge taustaga? Piirangumärgid? Ei ole piirangumärgid. Need on märgid sõidusuunad, sõidurajad. Need nooltega märgid. Need märgid on siis asulas on nad valge põhjaga, valgel põhjal mustad nooled ja asulast väljas on sinised põhjal valged nooled. Täpselt sama kehtib teeviitadega. Asula sisesed teeviidad on valgel põhjal mustad kirjad, asulast väljas on sinised põhjal valged kirjad. Selle järgi me saame siis kindlaks teha, et kas me peame sõitma, kas me peame kindlasti reastuma kõige parempoolsemale sõidurajale või me tohime valida vabalt omale sõidurada, seal kus mõnusam on. Asula siseselt on see lubatud sõita, kus süda kutsub, aga asulast väljalt ei tohi seda teha. Nii. Nüüd, kus me peame teel paiknema? No, loomulikult paremas ääres, kui on tee, on ära tähistatud ka korralikult, on tee äärejoon joonistatud asfaldile, siis me peame muidugi sõitma selle joone ääres. Aga mõnikord on, ja ma ei tea, miskipärast on see vist moodi läinud, Tartu lähistel on paar asulavälist teed, mis on äärejoontega joonitud nii kitsaks, et seal kindla peale ei mahu 2 autot kõrvuti nende äärejoonte vahel sõitma. No siis ei ole midagi, ei jää üle, kui tuleb vastu tulevat autot siis austada või respekteerida ja siis sõita ratastega ikkagi üle selle äärejoon. Nii, vaatame edasi. Nüüd ringristnikud. Ringristnikud on siis selles mõttes on nad kaunis omajagu keerulised võib-olla alguses algajale juhile, aga nende ohupotentsiaal liikluses seisneb selles, et seal on see oht kalduda kõrvalrajale. Näete, siin ongi nüüd siis niisugune mitme sõidurajaga ringristnik. Kui ringristnik on meil ühe sõidurajaga, siis on see lihtne. Seal ei ole sul teist valikut, kui sa peadki siis sõitma seda asfaltribapidi, mis sul seal ees on, ja paiknema peab siis ikkagi parema ääre läheduses. Aga nüüd, kui meil on mitme sõidurajaga ringristnik, nii nagu on Tartus näiteks, Tartu kõige suurem ringristnik, mis on seal Edeni juures, või
sõiduteel, siis me peame ringil valima ka sellesama sõiduraja. Näete, siin on nüüd näha, et me tuleme, siseneme ringile teiselt sõidurajalt ja me sõidame siis ringristmikule ka teisele sõidurajale. Esimesed sõidurajad me peame minema kohe siia esimesele sõidurajale või siis ringi mõistes välimisele sõidurajale. No siin on meil näha ka sõidusuunad, sõidurajad, liiklusmärk, et meil ei olegi lubatud siit välimiselt sõidurajalt edasi sõita, et meil on, me teame, meil on kohustus minna siit parem. Nii. Ja kuidas siis nüüd toimida, siin ringkesklikul me sõidame siit teiselt sõidurajalt, sõidame ringi sisemisele rajale ja nüüd suunatulega märku andes vaatame tahavaatepeeglisse ja siis sõidame, vahetame sõidurada. No nii nagu sõiduraja vahetus ikka käib ka sirgel teel. Ja siin on siis näidatud, eks ole, et kui me tahame täis ringi teha siin, et siis me ei jää mitte siia sisemisele ringile tiirnema nagu satelliitorbiidile ümber Kuu, vaid me ikkagi peame suunduma siia välimusele sõidurajale ja tegema selle pöördele, selle ringi siis niimoodi ära. Ja ringristmikul liigeldes siis jälle suunatuli, millal näitame suunatuld? Kas ringile peale sõites peab näitama suunatuld? Ei pea. Ehk siis välja arvatud, kui me läheme kohe esimesse mahasõitu, et kui me läheme, kavatseme sõita ringilt maha, kohe esimesse mahasõitu, siis jah, me juba enne ringile sisenemist paneme parema suunatule, aga muidu, kui me tahame minna teise või kolmandasse mahasõitu, siis paneme parema suunatule, lülitame sisse, siis sellel ajal, kui me oleme just möödumas eelmisest mahasõidust, siin panin parema suunatule sisse ja nüüd väljub ringilt. Nii. Võtame siis edasi. Ahaa, ja üks asi veel, et seda ma näen iga päev, et sellist viga tipub tulema ringile, alguses ringile sisenedes, et kangesti on soov sõita otse siia ja siis keerata siia kärsut. Et tegelikult me peame ikkagi seda ringi välist joont järgima kohe alguses ringile peale sõites. Et kui me ringile sõidame, siis on väga lihtne, kõigepealt keerame paremale, kuigi see võib tunduda nii-öelda loomuvastane, et ma tahan minna vasakule, aga ei, kõigepealt keeran rooli paremale ja siis hakkan vaikselt tagasi vasakule keerama. Sõidame mööda ringi, mitte mööda sirgemaalt. Nii. Nüüd vaatame, siin on trammiga. Nii. Kus me tohime sõita, siis millal me tohime sõita trammiteel, millal me ei tohi sõita, millal me tohime sõita ja millal me ei tohi sõita trammiteel. Nüüd see on ka põhimõtteliselt lihtne, et kui trammitee on sõiduteega samas tasapinnas, siis me võime trammiteed kasutada sõiduks. Kui ei ole see sõiduradade arv määratletud liiklusmärgiga sõidusuunad, sõidurajad, aga niipea, kui me näeme, et on sõiduradade arv
määratletud selle märgiga, siis me trammiteel liigelda ei tohi. Ja jälle ka liiklustestis või teooriatestis, kui te seda tegema hakkate õige pea, ma loodan, on neid küsimusi, et siis vaadake esimene asi, kas sa näed seda märki, kas sinna pildi peale on see märk kujutatud või mitte. Nii, lähme siis edasi. Nüüd paiknemise kohta veel, enne kui ma siin seda hakkan kommenteerima seda pilti, et paiknemise kohta mul siin selles esitluses ei ole kahjuks praegu seda slaidi, aga üks oluline erinevus paiknemisel on ühesuunaline tänav. Ehk siis ühesuunalisel tänaval liigeldes, kus me peame paiknema, kes oskab öelda? Ei pea keskel, vastupidi, me ei tohi keskel paikneda. Ehk siis me peame, kui sõidutee, ühesuunaline tee on piisavalt lai, et seal mahub moodustama 2 sõidurida, et seal mahuvad sõitma kõrvuti 2 autot. Siis me peame valima, kas me sõidame vasakus ääres või me sõidame paremas ääres, aga mitte keskel. Ja nüüd sellised olukorrad, kui on näiteks üks tänavaäär on täispargitud, tänav on ühesuunaline, piisavalt lai, et seal mahuks 2 autot kõrvuti sõitma, aga see üks äär on täispargitud. Ka siis me peame arvestama seda, et me ikkagi peame siis sõitma sellel sõidutee poolel, mis ei ole täispargitud. Ehk siis näiteks vasakul. Kui parem pool on täispargitud, siis ei liigu mitte, tihtipeale saadakse valesti aru. Saadakse asjast niimoodi aru, et kui nüüd autod on pargitud ühes suhteliselt ühtlases reas paremasse äärde, et siis saadakse aru, et see tänava äär, sõidutee äär liigub ka enam-vähem siis sinna pargitud autode vasaku külje äärde. Niimoodi see ei ole. Kui see just ei ole parkimisala, aga parkimisala on siis eraldi juba teekaarti märgisega eraldatud või tähistatud. Sellest me saame selgesti aru. Aga kui autod on lihtsalt pargitud ühesuunalise tänava ühte serva, siis see ei tekita sellest parkimisala, et see sõidutee äär jääb ikka sinna kõnnitee serva ja meie peame ikkagi sõitma siis selgesti vasakus ääres või selles vabas servas, kus ei ole autod pargitud. Mitte keskel, mitte nende pargitud autode külje lähedal, et nüüd ma ju sõidangi parema ääre lähtudes, aga see ei ole parem äär. Parem äär on kõnnitee serv. Et kas ja miks ma seda nii pikalt seletan, see on, seda viga tehakse iga päev, seda näeb sealt õpetaja istekohalt teiste liiklejate puhul ja seda viga teevad siis ka, ma ütleks, alguses enamus õpilased. Et sellest saadakse lihtsalt valesti aru. Nii, nüüd veel, mis ühesuunalist tänavat puudutab, on pöörded. Kui me tahame ühesuunalisel tänaval teha vasakpööret, siis me teeme seda vasakust äärest, eks ole. Kui me tahame teha ühesuunalisel tänaval parempööret, siis me teeme seda paremast äärest. Kui meil oleks kahesuunaline tänav, siis me teeme ka vasakpööret paremast äärest.
üks niisugune liiklusolukord ühesuunalise tänavaga seoses, et kui nüüd ristmikud lõpeb ühesuunaline tänav ja edasi üle ristmiku läheb tänav edasi juba kahesuunalisena, aga mina olen sõitnud parajasti vasakuse ääres, siis kui ma näen neid liiklusmärke, näen, et ühesuunaline tänav hakkab lõppema või lõpeb ära seal ristmikul, siis ma pean kohe enne ristmikku vahetama sõidurada paremale ja siis sealt saan julgelt edasi sõita. Nüüd siin tuleme selle pildi juurde, et siin on siis näha, et Päästeameti auto on pargitud Muhu platsile, et Päästeameti autole on see lubatud, on lubatud ka siis teistele operatiivautodele, nagu politseiauto, kiirabiauto, aga paraku ei ole see lubatud siis tavaliiklejale. Jah, lähme siin edasi. Nüüd, millal me tohime mootorsõidukiga teepeenrale sõita, on siis, kui me peatume või pargime, olgu siis asulas või asulavälisel teel. Nüüd, kui me mingitel põhjustel meie enda auto või sõiduriist ei liigu kiiresti piirkiiruse lähedal, mis on lubatud, ja me takistame taga sõitvaid teisi sõidukeid, siis on meil kohustus nad mööda lasta. Ja siis me peame siis võtma ennast teepeenrale ja tegema seda siis niimoodi selgelt ja arusaadavalt suunatulega, sõitma teepeenrale ja siis lubama taganttulijad mööda. Ja. Nüüd veel tohib teepeenrale sõita siis, kui meie ees on auto, mis on parajasti sooritamas vasakpööret ja me tast muidu mööda ei mahu, siis me tohime kasutada teepeenrat. Ja kui on kitsas tee ja tuleb meile vastu teine sõiduk, siis ja me ei mahu sealt kumbki teineteisest mööda, et siis on meil lubatud kasutada teepeenrat. Need on siis, siin on loetletud need erandjuhtud. Tartus on näiteks Ihaste selline koht, kus on palju kitsaid tänavaid ja seal ei peagi vastu tulev auto olema mingisugune ma ei tea, prügiauto või kallurauto. Piisab sellest, kui tuleb teine samasugune vastu, nagu sul endal on, et siis tuleb midagi ei jää üle, lihtsalt tuleb ühe rattaga minna teepeenrale. Seda ma juba rääkisin, siin on veel pildid.